nagu tere hommikust, terapeudi jutud tere siin. Tere Mina olen Liis. Tere hommikust. tere hommikust, mina olen Eveliine-Maria. Tere, Tere. Veline-Maria. Ja mina olen Lagle, Lagle Tere, Arm. Lagle. Nii, aga hakkame siis kohe asjalikult peale. Esimene küsimus meile kõigile. Kes me oleme ja miks me siin täna oleme? Kes tahab sõna saada? See näitab, tõstab näpu üles, kes alustab, jah? Jaa, okei. Alusta sina, Lagle. Nagu ma ütlesin, et olen Lagle ja kuna ma olen siin terapeudi juttudes ja seal on üleval ka silt regressiooniteraapia, siis ma olen regressiooniterapeut. Aga ma ei ole seda kogu elu olnud. Kunagi olen olnud, ma olen lõpetanud matemaatika teaduskonna ja ma olen matemaatika taustaga regressiooniterapeut, ütleme nii siis. Vot siis, eks ju. Väga huvitav. Aga tutvusta sina ka ennast, Eveliine-Maria. Tere, mina olen geoloogia taustaga, kunagine geoloog. Ütle uuesti taustaga, minul hakkis ära, ma ei kuulnud. Sa oled seal kaugel Eestimaa nurgas, mere ääres Mahukülas. Ütle uuesti. Kus ei ole levi? Ja levi ei ole nii hea. Levi, jaa. Mis taust sul on? Mul tuli geoloogia taust, geoloog olen ja tekkis praegu mõte üldse kinni, kui me siin harjutame. Ei, me ei harjuta, Eveliine, enam. Me teeme juba täitsa tööd. Kogu aeg on töö. Töö. Jaa. Kes sa oled? Räägi. Regressiooniterapeut oled sa praegu ja siin terapeudi juttudes, aga paari sõnaga. Jaa, ma teen ka nõustamist ja olen tegelikult geoloog olnud kunagi, olnud teadust geoloogias ja mineraloogias ja päris sügavalt teaduses sees. Sul on kraadid. Jah. Räägi välja. Jaa, doktor olen. Doktorikraadiga olen. Meil on doktorikraadiga regressiooniterapeut terapeudi juttudes. Yes! Jaa, okei. Kas ma võin nüüd mikrofoni enda kätte krabada? Mina olen alushariduselt psühholoog, Tartu Ülikoolis käinud ammu eelmisel aastatuhandel. Vahepeal olin pikalt rahvusvahelises äris ja turunduses. Ja nüüd olen juba päris pikalt, varsti 9 aastat regressiooniterapeut. Praeguseks vist aitab küll. Aitab jah, ma arvan, et meil on nii ägedad ja pikad elud olnud, et meil jätkub siin juttu küll ja küll. Jaa, aga et miks me selle kanali tegime, et mitte selleks, et rääkida oma toredatest pikkadest eludest, vaid meie huvi on natukene, võib-olla päris sügavalt rääkida sellisest põnevast teraapia suunast nagu regressiooniteraapia. Sest ma arvan, et levib päris palju eelarvamusi või arusaamatusi ja see teraapia suund on üsna tundmatu. Ja meie eesmärk on seda tuntust suurendada. Või kuidas sa, Lagle, näed? Võib-olla sa oskad täpsemalt öelda. Ja mul on sama tunne, et käivad igasugused müüdid selle teraapia ümber. Aga kui siin saaks arutleda ja rääkida ja panna inimesi võib-olla kaasa mõtlema. Et ma arvan, et võib-olla kõige esimesele ringile olekski väga hea, kui me ise ütleks, miks me ise üldse
selle teraapia valisime ja kuidas me selle otsa sattusime. Võib-olla see annab ka juba sellise esimese ringi vastuse selle teraapia Just, kohta. sest nagu aru saada on, et meil on nii-öelda eelmised elud juba läbitud selles elus, et selle elukogemus on päris pikk. Et kuidas me siis jõudsime selle terapeudi, kuidas siis öelda, selle osani oma elust, selle osani oma eluteekonnast, et miks me oleme regressiooniteraapia juurde jõudnud? Miks ja kuidas? Kes tahab alustada? Mina võin alustada. Ma mäletan seda väga hästi. Et kui mu enda elu oli jooksnud täiesti kokku ja ummikusse, siis mul käis mõte peast läbi, et kas ma peaks pöörduma psühholoogi juurde. Et see oli kunagi vanasti niimoodi trendiks, et siis lähed abi, küsid psühholoogilt. Ei olnud muud varianti. Praegu on hästi palju erinevaid vorme ja liike ja kuhu minna ja mida teha. Aga järgmine mõte oli mul peas kohe selline, et kuidas ma saan minna kellegi juurde, kes mind ei tea ja ütleb, mida mina pean tegema. See tundus nii ebaloogiline. Ja nii nagu me juba oma elus siin oleme ju kogenud ka, et vaata, kui sa viskad küsimuse õhku, saad ka vastuse. Ja mulle sattus näppu naiste ajakiri, kus oli Holistika Instituudi asutaja Marina foto ja jutt sellisest kummalisest teraapiast. Ja nimi oli nii omapärane, et esimese otsaga mõtlesin, et mis asi see on. Ja kui ma selle läbi lugesin, ma mitte midagi muud ei tea sellest rohkemat, ei mäleta sellest artiklist, kui ainult ühte lauset, vastused on sinu enda sees. Ja vot see ongi minu jaoks see kõige tähtsam ja kõige võluvam asi, et vastused on minu enda sees, aga kuidas nendeni jõuda. Ja see mind selle asja juures võlus ja siiamaani see lühikene vastus on minu jaoks kõik. Ja see ongi regressiooniteraapia tõeline võlu, et terapeudi jaoks, et me saame aidata kliendil avastada iseennast, need vastused üles leida. Ja see on ka see, mis hoiab mind siiamaani. Nii et kui ma olen mõelnud sageli, et võib-olla läheks ja õpiks mingi kraadi või mingi asja veel juurde, siis ma olen mõelnud, et ma võin asju juurde võtta, täiustada olemasolevat, aga see jääb mul selliseks juur ja peamiseks, mille ümber ma siis poogin mingeid uusi teadmisi ja oskusi juurde. See lihtsalt on nii põnev teraapia, miks me sellest räägime, see on põnev. Me tahame teistega jagada seda põnevust ja mitte minna täna väga asjalikuks, aga ma annaks hea meelega, Eveliine, sulle sõna, et räägi, kuidas sina selle teraapia suunani jõudsid. Et ma tean, et sul on päris huvitav taust, sa oled ka kogemusnõustaja, et sa oled jõudnud päris palju pärast geoloogia doktoriks saamist. Kuidas su teekond edasi läheb? Kus sa regressiooniteraapia leidsid? Ikka läbi isiklike elukriiside, ütleme niimoodi. Et ühel hetkel otsustasin võtta vastu järgmise elu väljakutse, et nüüd on aeg küps, et võiks luua partnerlussuhe. Ja siis ja ma tuvastasin ka, sain aru, mis mind sellest takistab ja avastasin, mõistsin, et need on igasugused sõltuvused, mis mul on, ja siis ma hakkasin abi otsima ja siis kuidagi see iseendale abi otsimine kulmineerus ühel hetkel sellega, et ma otsustasin, et nii, ma võtan nüüd asjad enda kätte, ma ei lähe enam mitte kuskile, vaid hakkan ise õppima teraapiat.
ja siis sellele otsusele järgnevad sammud viisidki meilt nii-öelda nagu sinna täiendi alternatiiv meditsiinimaailma. Alates reikist kuni erinevate meditatsioonide ja ka hüpnoosideni, mis YouTube'is on hästi kättesaadavad ja seal ühe inimese märksõnad nagu energiameditsiin, et otsi vastust energiameditsiinist. Ja kui ma hakkasin siis Eestis vaatama, et kes see siis õpetab energiameditsiini, siis kuidagi, mitte energiameditsiini, vaid energy psychology, kuidas see siis eesti keeles on? Energiapsühholoogia. Jah, psühholoogia, energia. Ja kuidagi kõige lähedasem, mis ma leidsin, mis õpetab neid teemasid, mis justkui nagu sinna alla lähevad, viitas kõik Holistika Instituudile ja siis sinna ma oma sammud seadsin ja siis, kui ma läksin tutvumisõhtule, astusin instituudi uksest sisse, siis selle ilusti ukse ees seisid tollased koolitajad niimoodi rivis koos Marinaga ja siis vaatasin inimesele otsa, kellest sai minu juhendaja ja küsisin, et kas ma olen õiges kohas. Nad ei vastanud küll mulle midagi selle peale, kuunasid mind edasi, aga ma olen saanud endaks vastuse, et jah, too hetk astusin nagu õigest uksest sisse ja sattusin enda õigesse kohta. Jäänud siiamaani. Jah, et on ju holistikas ju ka seal kohtuvad tegelikult väga mitmed erinevad nagu uurimissuunad ja ka teraapiasuunad ja mis sinna justkui nagu ühe mütsi alla kokku tulevad, alates kvantfüüsikast ja siis erinevatest psühholoogia suundadest, kõik need toolimeetodid ja muud meetodid, kuni lõpetades siis konstellatsioonideni nagu selle alustalad, et see võib-olla ongi, mis mind köidab, et seal ühe mütsi all kohtuvad nii paljud erinevad lahendused ja lähenemissuunad saavad nagu kokku ja see tööriistakast on nii suur ja lai ja sinna saab ise alati juurde avastada, kust ise tunned, et kust parasjagu king endal pigistab ja kust oleks vaja nagu midagi laieneda, juurde õppida, sügavale minna, et minna ja juurde otsima. Võin sind katkestada, kas ma võin sind katkestada ja öelda, et sa tõid praegu välja märksõna, et hästi palju, et suur tööriistakast, et võiks selle jätta praegu ülesse. Aga Liis, aga sina, kus sa nägid esimest korda seda sõna ja sinna sisse jäid? Kinni jäid? Nii põnev, meil igal ühel on oma teekond. Minu teekond sai alguse Michael Newtoni raamatust, mida ma lugesin võib-olla juba 15 aastat tagasi. Tõesti juhuslikult ühe tuttava juures leidsin laua pealt raamatu, hakkasin õhtupoolikul lugema ja ma lugesin hommikuni, nii kaua kuni see raamat läbi sai. Ma ei suutnud käest panna terve öö. Ja kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, et see ei ole võimalik. See ei ole võimalik, et see on võimalik. Ja ma mõtlesin, et mina tahan seda oma naha peal kogeda. Ma tahan ka rännakut enda nahal kogeda, sest mul on küsimusi. Ma olin sel ajal võib-olla juba varsti 50-aastane ja loomulikult olin ma ka oma eluga hädas ja mul oli, võib öelda, üks elu sügavaim kaasut must auk. Ja kui ma seda raamatut lugesin, siis ma nagu nägin enda valguskiirt. Eks ma olin ennem seda juba 10 aastat vahelduva eduga tarvitanud antidepressanti ja püüdnud oma eluga toime tulla, aga see läks järjest raskemaks. Ja minu küsimused olid päris põhjapanevad. Võib-olla mõni küsib neid juba 15-aastasena, mina küsisin 50-sena.
miks ma siin olen, kes ma olen, miks ma siin maa peal olen ja mis on minu ülesanne. Ja siis ma hakkasin guugeldama, sest ma mõtlesin, noh, kui selline teraapiasuund on olemas, et kus siis need terapeudid on ja oma üllatuseks avastasin, et Eestis juba täitsa olemas, saab teha. Ja ma avastasin ühe terapeudi, kes eesti keelt ei rääkinud, rääkis inglise keeles ja see tundus mulle eriti põnev, et nagu teraapiaseanss muutunud teadvuse seisundis ja inglise keeles, et kas ma sellega siis hakkama saan. Ma panin ennast nagu topelt põnevasse olukorda ja ma käisin vähemalt 4 või 5 seanssi ja ma sain vastused oma küsimustele. Ja ma arvan, et need seansid olid ja on siiani mu elu juhtinud, ehk siis ma hakkasin tegema muutusi oma elus. Kõigepealt ma muidugi seedisin sammhaaval, et mis see siis nüüd oli. Ma tundsin ennast kohe hoopis teistmoodi. Ma tundsin, et mu isiksus muutus, et mul tekkis nagu mingi sügavam kiht, mida mul ennem ei olnud. Ma hakkasin ennast mõistma. Kui sa praegu räägid, vaata sellest sügavast kihist, ja nendest raamatutest, ma lugesin transpersonaalsest psühhoteraapiast ja seal oli hästi välja toodud need erinevad teadvused, kuhuni alla võiks välja minna. Ja ma mäletan, kui ma instituudis õppisin, siis ma küsisin, et kui palju kihte seal kollektiivses alateadvuse all veel on. Mäletan, ma sain vastuse, et tule kooli, siis saad teada. Et see vastus, jah, et vaata, sa teid ka praegu jube hästi välja selle, et sa said need vastused ja su elu muutus sellest kardinaalselt. Ma arvan, me oleme kõik kolm seda väga tundnud, kuidas moodi me elu on muutunud. Ja mina pean ütlema, et kui ma ennem rääkisin, et ma olin depressiooniga hädas, et need seansid on midagi minu sees nii palju muutnud, et ma ei ole hiljem enam tundnud depressiooni. Ma ei ole vajunud tagasi ära sinna jõuetusse, väsimusse. Et mu elu on nii palju muutunud, et ma saan kõigega ise hakkama. Kuulge, aga kui me nüüd... sisemine allhoovus, mis on muutunud minu sees. Super, aga kui me praegu tooks välja võib-olla, kuidas me kolm kokku saime. See on tegelikult, et miks me kolm kokku saime ja miks me neid saateid teeme, sest järgmistes saadetes me saame neid asju kõike lahata. Jah, tõmbame otsad kokku. Ja miks just meie? Miks just meie? Jah, miks just meie? Kes oskab öelda? Ma kohe hoobilt ei oska. Lagle, kas sul on endal vastus valmis? Vaata, Eveliin hakkas midagi ütlema vist. Okei, jaa. Ei, lihtsalt see küsimus, et ja mis meid kolm ühendab, et miks ei ole siin kedagi spetsialistikut meil kõrval või? Mul üks mõte tekkis, kui Eveliine rääkis endast. Kui ma ülikoolis õppisin, siis ma mõtlesin, et ma tahaks saada teadlaseks, et mind huvitavad õudselt, et mis on asjade taga detailsus ja ikka sinna taha, ikka sügavamal, ikka veel kaugemal, ikka veel kaugemale ja nii edasi. Ja Eveliine räägib teadusest. Liis, võib-olla sa leiad ka mingi asja kokku, et kuidas sa teadusega oled kokku puutunud? Ma ei tea, ma pigem peaksin ütlema, et meie pundist mina olen see mitteteadlane. Ma olen intuitiivne, emotsionaalne ja ma ei tea, aga mind ikkagi huvitavad sügavad teemad. Okei. Ilma teaduseta me ei saa üle ega ümber. Teadus on see tõe kriteerium, nagu öeldakse. Et me oleme kõik, ma arvan, otsime elus seda sügavat tõde, lihtsalt võib-olla erinevate vaatenurkade ja meetodite kaudu. Ma ei oska praegu midagi lisada. Et võib-olla just, et miks meie kolm siis seda saadet teeme. Ma arvan, et juhuseid ei ole. Me kolm sattusime kokku
ja et meil tuli see hull mõte, ma olen selle üle väga tänulik. Ma põnevusega ootan, mis siit kõik välja hakkab kooruma ja et võib-olla me saame jagada seda, mida me ise oleme kogenud, ja läbi selle aidata mõista, mida see teraapia tegelikult pakub ja mis ta tegelikult on, et üks asi on proovida seda kirjutada lahti, teine asi seda kogemust rääkida, et võib-olla ongi see, et vaata sõnade taga on veel midagi, et võib-olla siin saakski sellest nagu laiemalt arutleda ja sügavuti vaadata, et see on minu selline soov. Minu meelest on regressiooniterapiat üsna raske kirjeldada, seda peab kogema ja me võime rääkida tohutult palju, aga see ei anna mingit pilti, võib-olla või mingit pilti, annab midagi, aga et inimene, kes sellest üldse midagi ei tea, siis võib-olla aitab aru saada või kujutleda võrdlusmeditatsiooniga. Kui sa oled kunagi mediteerinud, siis võib-olla siit edasi terapeudi juhendusel oma alateadvusesse, kujutlustesse rändama minek terapeudi toel, et võib-olla see annab pilti, et millest me üldse räägime. Eveline, sa hakkasid midagi ütlema? Jah. Ma mõtlen seda, mis meid ühendab, midagi meid kokku tooma, on ju, ja kui ma mõtlen tagasi siin kuu aja tagusesse aega, siis hetkel mina siis püüan Liisile järgi tulla ja õppida jooget. Ehk siis nii-öelda järgida oma esimest armastust. Ja siis mul kogu aeg oli kuklas, et kuidas see kõik regressiooniteraapiaga seotud on ja kuidas saaks nagu neid kahte kokku viia ühe mütsi alla ja võib-olla kunagi isegi teha mingeid uurimistöid regressioonide valdkonnas. Ja siis kuidagi Lagle liikus mingis paralleelmaailmas, paralleelteel ja hakkas ka mind sarnaseid küsimusi esitama, et kuidas ikkagi tuua esile seda, millised muutused klientides toimuvad teraapia, seda sellist lähenemisviisi teraapiale kogedes ja kuidas seda nagu laiemalt tutvustada ja jagada, ei tea, midagi on see, mis meid kolm ühendab. See on nagu, et meie koos lihtsalt sellega, et olla terapeudi rollis, tahame laieneda, jagada, ise sügavamalt ja nagu vaadata teisi sinna protsessi. Sa hakkad nüüd väga hakkima, aga ma arvan, et ega me esimeses saates vist rohkem ei tohikski rääkida, muidu läheb see liiga pikale. Aga meil on selline formaat, et kui kedagi mingi küsimus huvitab, siis saatke meile. Jah, ja me veel üldse ei tea, mis me järgmine kord, mis teema me ette võtame, see on üllatusena. Jah, ja me ei hakka alati internetis olema. Et me saame kokku ja oleme koha peal, siis on ka tõenäoliselt interneti kvaliteet parem, et ei tekiks selliseid probleeme, et Eveline vahepeal ära kaob. Et võib-olla juba järgmine kord oleme koos ja ühe laua taga. Aga ma arvan, tänaseks võiks kõik olla. Jah, tõmbame otsad kokku. Tšau ja näeme. Kohtumiseni. Ja ootame küsimusi. Jaa, okei, nägemist.